Sa ei pea kirjutama, palju sul lapsi on, kas sa oled abielus, lahutatud. Tegelikult võetakse nimed ka CV-st ära. Aria Helmvee, rõõmsameelne tüdruk. See on sinu tehtud nüüd. Ise tegid endale, jah? Oled sa kunagi tundide viisi istunud arvuti ees, et endale kokku meisterdada üks perfektne CV? Ja siis sa saadad selle ära ja boom! Mitte midagi. Ei mingit tagasisidet, et sind ei taheta tööle või miks sind ei taheta tööle. Null, nagu sind ei eksisteeriks. Kui sa tunned ennast selles kirjelduses ära, siis kahjuks või õnneks ei ole sa üksinda. Ma küsisin teie käest Instagramis, kuidas Eesti tööturg on, kas vastatakse? Ja umbes 1000 tükki teist ütles ei vastata. Keegi isegi ei vaata neid. Tunne nagu räägiks seinaga. 1 10 vastab. Ja minu lemmik, keegi ei vasta Rai. Aga nende vastuste seas oli üks, mis mulle eriti silma jäi. Personaliosakonna sõnul vaatab CV-sid üle AI programm, sest suurem osa CV-dest on AI koostatud jama. Ja siis ma jäin mõtlema, kelle süü see siis lõpuks on, et inimestele ei vastata? Kas tõepoolest ei vaata sinu hoolega koostatud CV-d mitte ükski inimene? Kas neid vaatab AI programm? Või on tõesti enamust CV-d lihtsalt prügi? Aga et mu mõtted ei jääks ainult mõteteks, tõmbasin Teliasse kõned peale ja nõuan nende personaliosakonnalt vastuseid kõikidele meie küsimustele. Miks meid ignotakse? Kas uhked värvilised CV-d toovad rohkem kasu või kahju? Kas on aru saada, kui CV on AI kirjutatud? Kuidas välja paista tihedas konkurentsis? Ei mingeid läbi lillede vastuseid. Tõde või mitte midagi. Alustame sellest, mida paljud meist võivad arvata. Ma lihtsalt polnud piisavalt hea. Ei, suur võimalus on, et keegi isegi ei näinud sinu CV-d. Vahest kandideerib ühele ametikohale mitusada inimest või su CV ei pääsenud roboti sõelast läbi. Jah, oota, kohe jõuame sinna. Kas kõik CV-d vaadatakse nagu inimese poolt üle? Kindlasti, kui me ei räägi ainult Teliast, siis ma usun, et kõik ei vaadata inimeste poolt üle. Kui me räägime Teliast, siis mina isiklikult vaatan kõik CV-d ise üle. Kui kõik ei vaata inimene, siis kas siis kõiki vaatab see tehisintellekt või siis on ka mingid, mida ei näe mitte keegi, ei robot, ei inimene jäävad kuhugi sahtli põhja? Need CV-d võivad jääda sahtli põhja sellisel juhul, kui ei ole sellist head süsteemi või programmi nende CV-de haldamiseks. Et sellepärast meiega kasutame tegelikult konkreetset värbamissüsteemi, programmi, kuhu kõik inimesed saadavad enda CV-d. Ja sellisel juhul ma ütleks küll, et kas siis värbaja või tehisintellekt vaatab üle ja tehisintellekti puhul siis sealt kujuneb ka hinnang, et sa annad talle ette tegelikult kriteeriumid, mida ta siis peab hindama ühe CV puhul. Tuleb välja, et ka Eestis kasutatakse sellist asja nagu ATS ehk Applicant Tracking System. Robot põhimõtteliselt otsib märksõnu ja vaatab üldist formaati. Nii et kui sa kirjutasid liiga kõnekeeles või tegid endale nunnu värvilised CV või kasutasid valet faili tüüpi, siis nägemist. I have relevant experience, I'm good at my job, my resume looks great, like what is wrong? Would you mind if I looked at your resume? Here you go. Here's your issue. Your resume isn't ATS friendly, so it's probably getting filtered out and no one's even seeing it. Näiteks mingisugused märksõnad, mis ta CV-st välja nopib ja võrdleb seda selle loodud ametikoha kirjeldusega ja kujundab sealt siis nii-öelda nagu selle lävendi või taseme, et kas see kandidaat on siis nende ootustele vastab võib-olla 50% ulatuses või on see ühine seos väga väike ja madal. Näiteks minu CV võin pärast näidata, see oli jube. Mis siis, kui see on samamoodi nagu mul oli hästi kõnekeeles kirjutatud? Ma ei tea, miks ma sinna kirjutasin niimoodi, aga see oligi põhimõtteliselt nagu ma räägiks sõbraga, et endast ja mis ma teen ja mingit värki. Ja nagu see oleks kusagilt robotist läbi läinud, siis robot ei oleks mitte midagi minust aru saanud, kuigi võib-olla ma oleks super hästi sobinud sinna nagu kohta. Robot võibki öelda, et aga ma ei leidnud siin ühtegi sobivat vastat sellele. Ja siin tuleb tegelikult mängu ikkagi see inimsilm, kes vaatab sinu CV-d ja hindab, kas sa sellesse rolli nagu sobitud või mitte.
miks ei vastata ei? Tõesti, seda on kurb kuulda, et seda kandidaadid ütlevad. Alati mina soovitan küsida uuesti, miks siis ei osutunud valituks. Kindlasti tegijal juhtub, et ma ei saa 100% väita, et mina olen alati 100% kõikidele vastanud. See on väga inetu, kui jääb vastamata, sellepärast et inimesed ju ootavad vastuseid. Räägime veits lähemalt nendest värvilistest CV-dest. Pean tunnistama, et ka mina olen Canva ohver. Ei no, mul on kõik olemas. Mul on roosa taust, mul on pilt, mul on kujukesed ja mul on ebavajalik tekst. Rõõmsameelne tüdruk. Olen positiivne krapsteiu, kes armastab inimestega suhtlemist. Vabal ajal tegelen igasuguse kunstiga. Ma arvan, et see jäi silma, aga mitte heal põhjusel. See on sinu tehtud nüüd. Ise tegid endale, jah? See on vana, okei. Aha. Või sa kasutasid AI-d selle tegemisel? Ei. Siis ei olnud veel. Minu ajal veel ei olnud AI-d. Ja ma saan aru, et on sul ühe lehekülje peal. Jah. Minule väga meeldib, et kui infot on kompaktselt kokku pandud, mulle meeldib, et pilt on pandud, et mina ise armastan ka panna, kui ma olen kandideerinud, olen ka pildi pannud endast. Sa kirjeldad ennast natukene, sul on haridus välja toodud, kogemus, keeled ka punktiliselt, jälle väga hea visuaalselt nagu silmale jälgida. Okei. Võid kandideerida küll selle CV-ga. Ma ei oleks arvanud niimoodi. Kus siin nagu liiga paljuks läheb? Liiga paljuks ongi pigem see, et kui ma enne ütlesin, et on selline 6-7 lehekülge CV-d, et pigem keskenduda sellele nagu tänasele, mis on täna tehtud ja mõelda ka, et kui sa kandideerid kuhugile, siis kuidas see sinu CV, mida sa täna koostad, aitab kaasa kandideerimise hetkel. Nii et kui ma praegu kandideeriks näiteks mingi sotsiaalmeedia, mingi teleasi, siis kas mul oleks mõtet sinna toppida seda, et ma 18-aastasena olin teenindaja? Ma arvan, et sinu kogemus ei ole veel nii pikk, et sa võiksid need asjad ka kirja panna. Okay. Ja, sest see, kui sa olid teenindaja, andis ju sulle tegelikult omadused, mis tänases töös võiksid ka kasuks tulla sulle. Ja tegelikult tänapäeval isegi räägime sellest, et kui me küsime, et kas pilt võiks olla, me kõik oleme eelarvamustega paraku. Ja nüüd võib-olla see nimi värbajale ei meeldi mingil põhjusel või juhile. Tegelikult tänapäeval isegi võetakse nimed ka CV-st ära. Ja sünniaegasid ei panda, sest sünniaegasid ei ole vaja panna CV-sse. Okay. Isiklikku aadressi ei pea sa märkima, sa ei pea kirjutama enda hobidest, sa ei pea kirjutama, palju sul lapsi on, kas sa oled abielus, lahutatud. Piisab sellest, et sa tood välja nagu selle töökogemuse ja hariduse. Ma proovisin ka ChatGPT CV jaoks ja see on okei. Aga kindlasti ei soovita ma lihtsalt kopeerida kogu juttu, mis ta sulle kirjutab ja siis seda serveerida oma CV-na, sest et ta kirjutab seda natukene hingetult. Aga ideede saamiseks on ta päris hea. Kui mis iganes te teete, ärge saatke pimesi tööandjale seda, mis teile genereeriti. Usaldage mind. Selle jaoks, et asi näeks välja inimlik ja ei oleks paksult kirjavigu täis või mis iganes see on, pidin ma ChatGPT-ga vähemalt pool tundi jändama ja tulemus oli... Olen karismaatiline sotsiaalmeedia sisulooja, saatejuht ja kaameriisiksus, kellel on tugev taust klienditeeninduses ja meedias. Mis asja? Looja üksikuna. What does that mean? Ja kus ta selle võttis? Saime selgeks, et need Canva CV-d ei ole midagi halba, eks ole? Nii, aga mis sa arvad AI kirjutatud CV-dest? Ei ole sellele üldse vastu. Sa ju pead tegelikult AI-le andma infot, mida sa talt ju vastu tahad saada. Aga kas sa saad aru kohe, nagu peale vaadates, kui on AI? Oleme aru saanud küll ja mõned kandidaadid toovad ka selle välja, et oma motivatsioonikirja koostamisel ma kasutasin AI-d. Mulle ei meeldi see idee. Ma ei tea, minu suurim nagu siuke
mitte, et see minu mure oleks, aga kui ma lasen AI-l kirjutada, CV üks asi, aga motivatsioonikirja, see on juba minu arust täiesti liig, mis liig. Sa lased talle selle ära kirjutada ja sind kutsutakse intekale ja siis sul oli seal uhked suured sõnad ja sa jõuad sinna sõd. Eks need peavad ikka kooskõlas olema, nii-öelda. Tohib kasutada, aga omal vastutusel. Jah, alati omal vastutusel mõistlikult ja üle kontrollida ka, et mida siis sa kirja said pandud. Ja nüüd see moment, mida me oleme kõik oodanud. Kuidas siis silma jääda? Milline see parim CV siis on? Värviline? Kaasahaarav. Pildiga? Ja. Mida sa minust teada tahad? Ma tahan teada, kuidas sinu varasem töökogemus aitab kaasa selles ametis, kuhu sa tänasel päeval kandideerid. Ei taha teada, et mul on lapsed? Ei taha teada. Mis on olulised märksõnad? Kui sa tutvud selle kuulutusega, siis vaata, mis on nõutud ja mõtle, kuidas sa saad täna oma CV-s ja motivatsioonikirjas need asjad välja tuua. Millised on punased lipud CV-s? No motivatsioonikirjas kindlasti on punane lipp see, et kui ma kandideerin kuhugile ettevõttesse X, siis ma olen sinna motivatsioonikirja pannud teise ettevõtte nime. Ja seda kusjuures tehakse päris palju. Või siis, kui me palume kandideerimise hetkel motivatsioonikiri kaasa saata, aga seda ei tehta. Mina tahaksin neid asju siiski näha, mida me oleme palunud kandidaadilt teha. Kas inimesed peaks uuesti ühendust võtma, kui nendele esimene kord ei vastata? Jah, ikka. Soovitan uuesti küsida, et miks on konkurss viibinud, vahest võib-olla viibib, läheb aega. Kandidaat on väga palju, värbajad ei jõua vastata või juhid. Et ikka tasub üle küsida ja alati. Kas mul on suurem võimalus saada tööle, kui ma tulen paberist CV-ga teile siia ukse taha näiteks? Ma mõtlen, et kuna nüüd kõik ettevõtted on juba oma uksed selles mõttes sulgenud, et sa saadki sisse ju ainult töötõendi või läbipääsukaardiga, et siis tegelikult sa ei saa selle paberiga vist väga kaugele. Ma täna vist ei usu, et see kõikide ettevõtete puhul toimib väga hästi. Kõige huvitavam, ma ei ole üldse ise selle peale tulnud, aga et erinevale kohale teha erinev CV. See on nii lihtne asi, aga mul on täiesti Mõelge kandideerijatena läbi, et kuhu te kandideerite, et mis teid päriselt huvitab, et siis see paistab välja ka, et kas te väga tahate teha seda tööd ja seda rolli või te lihtsalt proovite, et 600 kohta kandideerida ja siis te ütlete vestlusele või kõnes, et jah, ma kandideerisin kuhugile, et kus kohas teie mulle helistate. Et need asjad tasub läbi mõelda enne. Tundub, et vahest peab lihtsalt kleepima CV telliskivi külge ja selle viskama enda välja valitud firma aknasse. See oli nali, ärge tehke nii.